Et nüüd me saame hakata seda tarkust ise taga nõudma, mida need inimesed meie juurde on toonud. Lilian rääkis väga hästi tunnetest ja turvalisusest. Metsaisa Viljar tõi kunagi meie lauale tunnetekaardid. Seal on väga toredad tunnetekaardid. Mõni tunne on küll näiteks depressioon või mis meil veel on seal? Frustratsioon näiteks. Et me olime sunnitud need sealt välja võtma või siis sisse jätma. Kumba siis? Välja võtma või sisse jätma? Selle järgi, kuidas sa ise sellega toime tuled. Sa metsaisana või siis nagu ongi turvaline olukord tunnetega, et kuidas sa seda nagu suudad luua. Ja kui sa ei tunne ennast selle tundega turvalisena, siis sa nagu ei peaks minema rahva ette selle. Mis te arvate, kas tundekaardid aitavad meid kuidagi edasi üldse nende metsamatkade juures? Selles klapis, kus meil on kamplapsi. Nad on 11 kuni 15. Nad on avastanud just ühe reaalsuse, kus hoopiski nagu loevad mingid muud väärtused, mitte need, mis kodus ja koolis siiamaani on nagu ees olnud. Ja siis neil tekivad sellega seoses tunded, mida nad ei pruugi ära tunda. Kas tunnetekaardid võivad aidata neid? Minu kindel seisukoht on, et jaa, kindlasti. Ehk et kui me, nagu veel kord öeldud, ma arvan, et suur hulk inimesi ei ole heas kontaktis oma kehaga ega oma tunnetega. Ja tundekaart on midagi, mis aitab tundeid ära tunda ja kui me õpime sellest avalikult rääkima, et see on midagi, mis on hästi normaalne, siis minul on oma tunded ja sinul on oma tunded praegu siin ja Aivar on oma tunded siin. Ehk et kuidas meil need tunded, ma saan aru, et see heli läks nüüd ära, aga ma räägin kõvemini, ehk et kui palju minu enda tunne on mul enda teadvustatud ja ma saan aru, et teisel inimesel on teistsugused tunded. Ja me ei lase tunnetel seguneda või kuidagi üle võtta teineteise tunded. Ja mulle tundub selle kaudu on hästi oluline tundetarkus. Me jupuks nendest ära ja me eristame ka tundeid mõtetest. 2 täiesti eraldi dimensiooni. Ja seda väga tihti minu meelest meil gruppides juhtub ka, et me ei oska enda tundeid ära eristada ja seetõttu me kanname need üle või võtame ka üle. Me tihti ka metsaisadena kipume võtma üle grupis olevaid tundeid, eks. Võib-olla ma toon sellise näite, et kujutage ette nüüd tuleb laps koolist koju ja tal on olnud keeruline olukord kooliteel mõne koolikaaslasega. Tuleb koju, ta on erakordselt endast väljas, ta on, ma ei tea, kas siis nügitud või kiusatud või mis iganes temaga toimunud on. Ja ta räägib nüüd oma emale või isale, olen lapsevanemale kodus seda. Siis küsige ise, mis see esimene tunne või mis see olukord on, mis selle vanemaga toimub. Väga sageli vanem selle peale, et kas sa nägid neid tüdrukuid või poisse? Oot, ma nüüd kohe ja see ärevustega või mis iganes temaga siis kaasas on, toimub temaga. Ja väga sageli me jätame tegelikult lapse täitsa tähelepanuta, tema tunded jätavad tähelepanuta. Ja me hakkame korraldama juba kõike seda, mis selle vanemaga toimub. Vanem hakkab ise korraldama enda tunnete ja ta ei tee seda pahatahtlikkusest. Ja siin on hästi oluline, kas me saame aru enda tundest, oma lapse tundest ja kas me saame olla teadlikult lapse jaoks olemas seal. Ja siis hiljem ma saad, et issand, see mind nii ärritas või erutas või liigutas või puudutas või pani mind tundma. Aga need on 2 täiesti eraldi kohta. 2 inimest, 2 eraldi tunnete komplekti. Võivad olla sarnast, võivad olla väga erinevad. Ja Aivar siin on ju suisa lastevanemate liidu esimees, eks ole? Ma olen praegu juhatuse liige, 18 aastat olin ma seal mingitel teistel positsioonidel. Igal juhul sulle alluvad kõik lapsevanemad, kes Eestis on, eks ole? Ja, ma olen hierarhia tipus, püramiidi tipus. Sina ju oledki siis see mees, kes nagu saab neile öelda midagi. Ja, et kuidas nad tundma peavad. Ja, täpselt just. Aga küsimus on pigem, et kuidas me saaksime viia selle teadmise neile, et need tunded, mis lastes on olemas, ja et see, et nemad enda tundeid ära ei tunne, see vajab seda sama küsimust, et kuidas ma saan sind toetada. Siin on nagu mitu aspekti. Mulle väga meeldis, Lilian tõi välja need, et see tunnete teema, kui ma ütlen lapsele söö kaus tühjaks, siis see on juba väga tõsine ohumärk. Ehk et kui laps ütleb, et ma ei taha, siis ma ütlen talle ära usu oma tundeid. Ma ütlen sulle, kuidas on, söö kaus tühjaks.
ja see on nagu niisugune kõige lihtsam näide, kuidas me tegelikult oma lapsed võõrutame oma tunnete tundmisest ja nendega sina peale saamisest. Mina usun seda, et teekond südamesse käib läbi mõistuse. Kui me räägime armastusest, siis millest me räägime? Kui me ei ole enda jaoks defineerinud seda mõistet, siis seda ei eksisteeri. Ja kui me nüüd mõtleme, et me sooviksime, et inimesed tunneksid oma tunde, emotsioonikaardid on nagu geniaalne jälle. See on see, et sa ühel hetkel laps loeb seda sealt ja mõtleb, mis asi see on? Kurbus. Või solvumine. Kunagi Luule Viilma ütles mulle, et kui ma vaatan sind ja et see nagu vangikongis, et sa oled kõik oma solvumised surunud kokku nagu tellised, lihvinud nad ära perfektselt ja nüüd on lappinud kõik selle kongi täis niimoodi, et sul ei ole hingamise ruumi ka enam. Ma ütlesin talle, kuule, et mis sa nalja räägid? Mul pole seda soolikatki, ma ei tea, mis asi solvumine on. Ja siis ta tuletas mulle meelde ühe minu loo lapsepõlvest. Ja ma ei tea, kuidas ta teadis, aga ta rääkis mulle selle loo ja see jooksis mulle silme eest läbi ja mul hakkas ninast jooksma, teinekord olete tundnud, on nohu selline, et lihtsalt vesi jookseb, eks. Ja siis Luule võttis sealt oma majapidamispaberirulli, andis mulle, ütles, et hoia nüüd. Me ei teadvusta omale neid tundeid, aga meil on vaja neid teadvustada. Me peame ise õppima tundeid tundma, neid defineerima. Kui me neid ei defineeri, siis neid ei ole olemas. Siis on nagu, küsid, kuidas sa tunned ennast? Normaalselt. Ja meestel on 2 tunnetavast, kes on täitsa pekkis, või on päris okei. Ja siis vahele käib see normaalne ka, või see ongi see normaalne, ongi see, et on täitsa pekkis või Ja kui me ei õpi neid defineerima, neid mõisteid enda jaoks mõtestama, siis väljas on lumi, aga Eskimol pidi olema, me ei mäletagi enam, mitukümmend või mitu 40 mõistet lume kohta. Ja tema käest võib minna õppima, küsima, et kuule, mis see lumi tegelikult on, räägi mulle. Ja kui meil oleks koolis õpetajad, kelle juurde sa minna, ütled, et kuule, räägi meile, mis asi on kurbus ja kuidas, mis need toonid on ja kuidas see kõik nagu tekib ja kus see tuleb ja need on need asjad, millest me peaksime rääkima, et see oli imeline, kuidas sa neid asju nagu ilusti ja lihtsalt nagu lahti seletad. Me peaksime seda koolis tegema kogu aeg ja me peaksime kodus tegema, aga meie mure on see, et me kõik tuleme sealt koolist. Kus meile neid asju ei räägitud, eks. Me tuleme paljuski valdavalt nendest üsna kehvade suhetega perekondadest. Väga paljud meist tulevad ja siis me oleme kurjad, kui me kohtame neid inimesi ja me ei saa aru, et nendel ei ole, nendel puudub see õppe lihtsalt. Just nimelt, et meil oleks vaja, et lapsed siis päeval saavad olla koolis ja küsida tunnete kohta ja siis on õhtukool. Kuhu tulevad vanemad? Õpetavad vanemaid. Ja. Aga kes need õpetavad? Lapsed. Lapsed õpetavad vanemaid õhtusse. Siis me oleme ära lahendanud ka selle kihi, et mida lapsed vabal ajal teeksid, eks ole. Ja ei, see on nüüd see kiht, et kodutöö asemel, kui oleks minu teha, ma lõpetaks päeva pealt kõik kodutööd ja ma ütleks, see on vanemate ja laste suhtlemise aeg. See on see aeg, kus tuleb keskenduda mitte liimesele, vaid tuleb keskenduda sellele, et kuidas meil tegelikult, mida ma tunnen praegu? Mida sa tunned praegu? Kuidas sul läks, on jube hea küsimus, eks ju, aga kuidas sa tunned ennast praegu? Mis on hästi ja mis on kehvasti ja mis võiks olla paremini? Muide see, et kuidas sa ennast tunned, on meil väga tihti konfliktolukordade järel klappmatkadel. Et nagu sa ütlesid, et kriis ei tohiks minna konfliktiks, aga ta paratamatult läheb, sest et oskuseid ei ole veel ja kogemusi on vähe ja nii edasi. Ja me kunagi ühtegi head kriisi ega konflikti raisku ei taha lasta. Ja seal on üks põhiküsimus on see, et kuidas sa tunned ennast?
Ja mitte ka siis metsaisana ka siis see, et nii või naa, vaid et mida mina tunnen, mida mina metsaisana tunnen, et kui see aknaklaas on nüüd katki, et mina tunnen ennast nüüd halvasti või kui on suurem häda, et ma tulen pettununa, et sellised kategooriad. Ja on mitte harvad juhud, kui lapsed täiesti tänavad sellise vestluse eest, et nad ei ole kunagi sellist vestlust pidanud, mitte kellegagi, eks. Ja siis korraga keegi hakkab rääkima, et mis sa tunned. Ja sealt kuidagi nagu midagi mõraneb, et siit see küsimuse mõte, millele me ilmselt keegi vastust ei tea, ongi see, et kuidas see ikkagi vanemateni viia, sest kui kool annab selle ülesande, et ärge rääkige liimesest, vaid teil on 2 tundi aega, siis ma arvan, et lapsevanem võtab selle õpilase rolli ja teeb sellest praktilise kodutöö. See esitatakse kaustas ja keegi kannab selle veel ette ka koolis võib-olla. Ma võtan võib-olla 2 sellist märkamist, et mina mäletan, ema Teresa kunagi ütles, et tahad maailma muuta, mine koju armastama lapsi. Armastama peret. Et mulle tundub, et see mõttelaad mind ennast hästi kõnetab. Et võib-olla sellise suurte, praegust ka, kui me räägime ka Ukraina teemal, et mind hästi kõnetab, et ärme räägime suurtest asjadest, räägime väga väikestest konkreetsetest asjadest. Ja et kui kas või see seminar võimaldab sellel seltskonnal, kes seda kuuleb ja näeb täna, võimaldab enda jaoks teha mingid olulised märkamised, siis me oleme juba suure muutuse ära teinud. Ja sellest kontekstis laiendada, arendada seda vaadet edasi. Teine vaade, mida ma mõtlen, et kui me kooli kontekst vaatame nii, et täna koolis olevad lapsed, ühel hetkel neist saavad lapsevanemad ja nemad loovad peresid. Ja seda tarkust, seda tundetarkust me kahjuks kodudes pole kaasa saanud. Kui ma mõtlen omaenda peale 70-ndate lõpust sündinud lapsena, seda ei tulnud, minu vanematel ei olnud seda oskust. Toona ei olnud see üldse fookuses. Ja ei ole mõtet, miks nad küll ei osanud. Nad ei osanud, nad tegid oma parima. Mina täna lapsevanem teen oma parima. Aga et selleks, et luua süsteemi, on oluline, et me annaksime nendele lastele, kes täna on lapsed. Hakkame õpetama oskuseid süsteemselt ja teadlikult. Ja siis järjest arendame juurde. Et vaadata võib-olla seda konteksti, ka pikka vaadet. Ja siis üks asi, mida ma tahan, muidu ma unustan ära. Kallid, kes iganes kuulab ja mõtleb, siis mind väga kriibib see väljend, et me räägime katkistest peredest. Lahutatud laste puhul me räägime katkistest peredest. Mina ei tea ühtegi peret, kes on katki. See, et tulevad peredest, kus on vanemad ei ela koos, et ka see retoorika, mida me räägime perede kohta, on midagi, mis loob seda väärtust või väärtusetust. Ja et kuidas me räägime kodudest, me räägime vanematest, me räägime nende oskustest, me räägime heatahtlikult ja positiivselt. Et oleme tähelepanukud ise ka enda kontekstis, et kuidas me mõtestame või defineerime. Seda mulle väga mõtleb, et kuidas me defineerime. Nad on peredest. Ja see, et nende perekonnad elavad teistmoodi. Ja minul üks lastepsühholoog ütles, et mõistlikum on öelda, et on haiget saanud lapsed. Kuigi ja see abielulahutus on nagu nähtav lugu, aga kui palju meil on peresid, kes elavad täiesti perifeersetes suhetes, isad on üldse pildilt kadunud. Aga see väljend katkised pered on kuidagimoodi nagu tulnud päris jõuliselt esile mingites kohtades. Jah, see on suhtumise küsimus ja meil on vaja võib-olla enda jaoks just mõtestada seda, et see on sama kontekst, et õpetamine ei ole ju ämbri täitmine. See on tule läitmine. Seal on väga suur vahe, eks, kui sa ämbrit täidad, siis sa annad midagi ära. Kui sa tuld läidad, kujutad ette, paned ühe küünla, teise küünla, tuld ja valgust tuleb järjest juurde. Ja see on nagu väga selge suhtumise küsimus, et kui õpetajale öeldakse, et sinu ülesanne on õppekava kaudu läbi teha, eks ju, need asjad, siis ma ütleks, et teate, õppekava on üks redel. Sellega võib ronida sinna lae alla, teise nurka lae alla või visata seda teistpidi, kolmandat pidi teha sellega harjutusi. Õpetaja on redel, aga küsimus on suhtumises ja see katkised pered on just nimelt, see ei ole definitsioon, see on suhtumine, et sul on mingi viga küljes, sa oled imelik ja nüüd kui see sama, mis selle turvalisuse, see oli nii äge, et need erinevad astmed kõik välja tuua ja see on nagu sekundiga on see turvalisus kadunud, eks ju, ja sa oled eraldatud ja seal tuleb hirm, rääkimata ärevusest. Olgu nii. Nii et siis Lastevanemate Liidu juhatuse liige on lubanud, et katkisi peresid meil enam ei ole.
Jaa, ei, meil ei ole, meie jaoks jah, ei ole katkiseid peresid kunagi olnud, me oleme neid nüüd nendele leidnud igasuguseid põnevaid nimetusi, et küll kärgpered ja nii edasi ja ma soovitan lugeda selles osas Saali-Katrin Saul on kirjutanud erakordselt ägedaid raamatuid, mis lahkab neid suhteid ja aitab aru saada tegelikult, mis on nendes suhetes nagu väljakutseks ja mis on nagu erakordselt hästi, millised lapsed sealt nendest peredest tegelikult tulevad. Mul on endal kogemusi, et väga, väga vinge. Ma olen täiesti nõus, et selle võib käsiraamatuna küll läbi lugeda, sest et see sõna kärgpere on veel umbmäärasem kui katkine pere. Et kui enne oli terve ja nüüd on katkis, me saame aru, et ilmselt on rohkem kui üks pere nüüd järel. Aga kärg on veel huvitavam male ja võib-olla mitu mängu üksteise peal veel. Kuidas meil saalis on küsimustega, mõtetega, kaasatulemistega, oluliste märkamistega? Oota korraks, sa saad mikrofoni. Mul on selline küsimus, et me puudutasite nii-öelda seda lühivastuseid lastel. Et okei, norm. Et lihtsalt näitena see aasta oli laste laager, äge laager oli, 9-aastane tuleb koju, sõidame koos, küsin, et kuidas sul oli, mis te tegite seal oli? Norm oli. Ei lähe edasi sealt. Aga kuidas süüa oli? Kuidas söök oli? Ok. Siis ma ütlen, tõenäoliselt ma olen need vead teinud suhtlemises kuskil aastaid tagasi juba ära. Aga siis ma muidugi hakkasin küsima, et ütle mulle 3 kõige ägedamat asja ja 3 kõige ebameeldivat asja. Sealt siis koorus 4-5 nagu mingisugust moodustist saime kokku. Aga minu küsimus oleks see, et kas ja mida ma peaksin tegema, et ma saaks selle lapse et ta rohkem jagaks oma siis päeva, oma mingit emotsioone või ma pean arvestama, et võib-olla ta ongi et teine laps, vanem laps on hoopis jutukam. Et lihtsalt laps ongi praegusel hetkel selline ja küll ta siis kunagi hakkab rääkima. Aitäh. No ma arvan, et neid sellega võivad kõik lapsevanemad nõustuda, et laps, kui sa küsid sellise suure küsimuse, siis ta ei suuda sellele korraga vastata. Peep Vain õpetas kunagi, et kuidas süüakse elevante. Ja õige vastus oli tükkhaaval. Lusikashaaval. Ja just. Aga teie vastused, mõtted? Jäin mõtlema kohe selle peale, et võib-olla jällegi 2 asja. Et milline on see kogemus ja mudeldamine kodus, kui palju vanemad omavahel räägivad, kuidas sul läks, mis sulle meeldis, mis oli täna ebameeldiv ja ebamugav. Et kui palju laps kogeb ja kuuleb üldse, et tegelikult vanemad omavahel räägivad ja jagavad. See on esimene vaade. Ehk et väga sageli räägitakse samamoodi lühivastustes. Ehk et me kasvame ikkagi eeskujudes. Just. Ja teine asi on lapsi või ka täiskasvanuid, kelle puhul ei ole vaja üldse isegi küsimust ja ta hea meelega räägib. Ja on neid, kes mitte kunagi ei räägi vabatahtlikult, vaid temaga ongi vaja avalikult ja julgelt küsida ja püsida huvi juures, et tõestada, et ma päriselt ka tahan kuulda sinu arvamust ja mõtet ja tunnet. Ja seal tulevad need oskused mängu, et ma ei jäta järele ega pooleli see lokk vastuse peale, vaid ma tahan aru saada ja tahan kuulata ja olen kontaktis sinuga. Ehk et see kohalolu kuulajana on väga tähtis, et minu meelest ka see Borges, et just eile õhtu vaatasin üle tema mõnda videot ja ta ütles selle kohta nii toredasti, et kui rääkimisest enam ei piisa, et siis rääkimist ei piisa, keha räägib, aga kuulamisest oleks suur abi. Ja, ma nüüd lisaksin 2 pool välja toodud olulistele mõtetele, võib-olla paneks mõne praktilise harjutuse. Alias, olete kuulnud sellist mängu? Olge head, kõige lihtsam asi, mida tänases päevas ja hästi oluline, mida saab teha, otsige nädalas üks õhtu. Alustuseks üks õhtu, kus on võimalik võtta tunnikene ja lepetakse kokku nii, et mitte keegi ei too oma nutiseadet laua äärde, ja tullakse selle aliasega või mõne muu ägeda mänguga, lauamänguga. Ja istutakse laua taha ja hakatakse mängima, eks ju. Ja sealt kõik lapsed on erinevad ja mõnel on see ok ja tuleb nagu tükk aega, no sa kangutad ja kangutad, kuni sa lõpuks ühel päeval
oma kuulamisega, oma aktiivse kuulamisega, ta saab aru, et sa ei lähe ennem ära, kui sa oled saanud ta oma käest mingisuguse vastuse. Ja nüüd ta ju õpib defineerima, ta alles on eriti kui see limbiline süsteem on nagu plahvatanud ja kõik on virvarr on sees ja seoseid väga ei ole veel loodud. Ta tegelikult vajab seda rahuaega, mitte seda survet, aga just nimelt rahuaega. Kui ei tule esimese hooga, eks ju, ta näeb ka, et keegi teda hukka ei mõista selle pärast, küll tuleb. Aga sel eeskuju on nagu absoluutselt kõige alus. Me õpetamise kaudu laps loob ajus seosed ja meie käitumise kaudu, meie sõnade ja tegude ühtsuse kaudu toimub kasvatamine. See kasvatussuhe, millest ma ka jupikese kirjutasin nüüd selle konverentsi eelsesse artiklisse, ongi nagu tegelikult kõige alus, kuidas me oleme võimelised, kuidas me võiksime teadlikult oma lastele abiks olla. Aga mängud, jumala pärast, tooge lauamängud tagasi koju, üks õhtu nädalas ja te näete varsti, et neid tuleb üks õhtu juurde ja siis veel ühel hetkel hakkavad väga head asjad juhtuma. Mina tooks siia veel 2 vaadet juurde, et ilmselt ma mõtlen enda laste peale, et kui nad 5-aastased olid ja lasteaiast tulid ja tahtsid hirmsasti rääkida, mis päeval toimus. Mina küll ei viitsinud kuulata ausana, keda huvitab. Ja siis ei maksa imestada, miks ta sul 12-aastasena ei räägi ja praegu 20-aastasena on jälle lihtne, ma võin sind lohutada. Saab võtta paar pitsi viina ja jutt tuleb. Nagu Eesti meestega ikka, sest mustrid on üle võetud, eks. Nii, ja teine asi, mis ma olen alati mõelnud ka klappide osas, mida me vanemaid oleme julgustanud, et seda infot on, neid andmeid on nii palju, mis klapp matkal sünnib, et ta lihtsalt ei suuda teile nagu öelda 1-2 lauset. Et võtke rahulikult, vaadake fotosid koos, kes ta räägib, mis seal toimus. Ja ma arvan, et seal väga palju ei julgeta ka rääkida sellepärast, et see, mis äge on sul poisina 12-aastasena ära teha seal klappmatkal, seda see vanematele ei tahaks väga rääkida, sest sa oled juba aru saanud, et nad lähevad ärevaks ja selle ärevusega sa enam toime tulla ei taha. Ei suuda. Ja olukord on kollases vähemalt, mõnel juhul punases ja sinna me ei taha ju keegi minna. Hoiame turvalist suhet. See 12-aastane juba väga hästi teab, kuidas seda hoida, eks. Jutumärkides muidugi teadaks. Et siis ilmselt ikka jah, et julgustagem siis neid tundeid ja lugusid esile tooma ja mängud tõepoolest. Mängud, kus me need siis ära kaotasime, ei teagi. Selle tööstusrevolutsiooni käigus ilmselt kuidagi. Ja läksid sinna pöialde alla, teised mängud on, ei pane suhtlema. Just. Ja selge siis, kuidas meil on saalis veel mõtetega? Jaa. Veel ei ole, aga kohe tehakse imesid. 1. Tervist. Mina Mihkel, olen üks metsaasjadest ja me oleme palju matkadel kokku puutunud selle just nutitelefonidega. Ja see nutimaailm, et mind huvitakski, et mis on see teie vaade sellele, et kuhu me peaksime oma süsteemis asetama. Ilmselge on see, et ega me sellest lahti ei saa ja me peame talle mingi sellise hea koha nii vanemaks olemise kui ka laste poole ja kooli poole pealt, me peame mingi hea koha talle leidma, kus ta turvaliselt oleks. Et mis see teie vaade on? Et mängud on lihtne öelda, et lähme mängima, aga tegelikult see nutimaailm on üks väga suur tegur, millega igapäevaselt kokku puututakse. Ja kindlasti ka teraapiaruumis ja sealt, see on selline Pandora laegas, et sealt juba läheb nii palju erinevaid kihte edasi, kuhu see laps tegelikult seal põgeneb. Aga alustame ikkagi vanematest tegelikult, sest see vanem on ikkagi see eeskuju, kellel see telefon esimesena käes on. Et minu küsimus ongi, et see nutitelefon, see nutimaailm, kuhu te selle asetate meie suhetes lastega kooliga? Ma nii palju igaks juhuks klappmatkade seisukohalt täpsustan, et esiteks tõesti ja uuringute järgi vist üle 2 tunni, pooled lastest on üle 2 tunni telefonis ööpäevas. Klappmatkadel on niimoodi, et me telefone ära ei korja, mida vanemad väga tihti küsivad, et me võiksime need ära võtta, sest spordilaageris ju võeti. Spordilaager, meil ei ole spordilaager.
Ja et me oleme märganud ka seda, et lastel on tihti see telefon on juba selline toimetulekumehhanism või selline, et kui ta on mingisuguses sisemises kriisiolukorras ja ta peab sealt kuidagi lahti saama välja tulema, siis ta istub nurgas, vaatab 20 minutit videosid ja siis tuleb sealt nagu aju lõpetab tegevus ära ja saab nagu uuesti välja tulla sealt. Või siis on näiteks vanemad sedavõrd ülehoolitseva või sellise turvalise õhkkonna teinud, et selle lapsele peab kogu aeg helistama ja küsima, et kuidas tal seal siis ikka on. Või siis on nagu ka sellised positiivsed nähtused, et me teeme fotosid ja jagame neile, kes matkale ei tulnud või oma tutvusringkonnas. Et see on see, mida me telefonidest näeme, telefonide kohta näeme oma klappmatkadel. Ja küsimus siis oli see, et kuhu peaks nad nagu asetama meie matkas ja mida me saaksime vanematena teha, et see nagu oleks veel parem. Ma alustaks sellest, et ei ole küsimus ainult matkas, vaid küsimus on üleüldse online süsteemis. Ma isegi lähen ühe sammu tagasi. Kui te mõtlete tänaseid stuudiumisüsteeme, lapse vanemad saavad enne info lapse kohta, kui laps koju jõuab. Väga suur hulk lapse vanemaid omab juba teadmist, kuidas lapsel koolis läks. See on tegelikult üks märkamine. Ehk et meil puudub võimalus lapsel ise jagada, kuidas tal läks, miks tal läks, vaid ta peab juba kokku minema lapse vanema siis emotsionaalse olukorraga, mida ta näeb siis lapse kohta. Ta peab juba aru andma, jah. Just, ehk et tal on juba olukord see, kus võib olla vastas seal punases olev lapsevanem, kes tegelikult juba käitub temaga kuidagi moodi. Et ma isegi tõstataks selle teema üles, kui palju oodatakse online'is olemist. Teine asi, et miks nad seal on? Et kas mul on ka südikust küsida, miks ta on seal? Ja ka koolitajana, mida ma märkan täiskasvanutega, et aitab see, kui lepitakse kokku. Et see on see, et minu vajadus on, et me saame koolitust läbi viia siis, kui telefoni vaba ruum on ja igaüks otsustab, mis on tähtis. Ehk et see vastutus läheb sellele kohale ja kui ma näen, et see hakkab minu tööd segama või minu toimetamist segama, siis ma annan sellest teada. Ma julgen seda heatahtlikult ja toetavalt öelda. Ja mulle tundub, et see vaade sellele nutimaailmale oma olemuselt võiks olla sarnane. Ehk et miks seda vajatakse ja mida sellega tehakse ja kas ma saan rääkida lapsega tema olemisest nutiseadmes, miks ta kasutab seda, kui palju ta on seal, kellega ta on seal, mida ta teeb seal. Ehk et me näeme, suur vaade on see, et see on äärmiselt negatiivne, aga see on ka väga positiivne. Ehk et see, mida nad omandavad sealt, on ka teatud oskused. Oskus leida infot, oskus suhestuda, kõike muud. Ja seal kaasneb ka ohut, et ta kaob ära, ta loob paralleelmaailma endale. See on turvaline viis olla, ei pea välissuhteid looma. Ehk et jällegi vaadata uudishimuliku ja neutraalse pilguga ja aru saada, miks ta on ja kuidas seda siis kutsuda nii-öelda päris tegevustesse. Võib-olla see on selline ühtepidi ümarvastus, aga tõsi väga otsekohane, et mitte minna raamima, vaid hoopis kutsuma teda kontakti. Et mind hästi kõnetab see väljend, et enne korrigeerimist on vaja ühendust, inglise keeles on see väga hea, before correction there must be connection. Ja võtta, et enne kui ma hakkan kedagi korrale kutsuma või midagi temaga ette võtma, siis ma loon temaga ühenduse kontakti. Ja ma saan aru, et tema on rohelises ja mina on rohelises. Ja siis me hakkame rääkima. Teeme kokkuleppeid. Võib-olla minu vaade selline. Ma oleks ühe vaate veel juurde, et mina vaatan neid nutiseadmeid kui osa meediakompetentsist. Need on lihtsalt meedia. Ja nüüd, kui me teame lapse arengust väga selgelt seda, et on tema arengus on selle välismaailmaga kontakti saamine, reaalse füüsilise maailmaga kontakti saamine on nagu ülioluline tema aju arengus. Siis täna ei ole mitte mingisugust kahtlust enam, et nende koolieelsete ekraanide teema on juba täiesti selgelt, ütleme, et mitte väga nutikas mõte. Seda näitavad juba väga mitmed uuringud. Euroopa Lastevanemate Liiduga me oleme praegu kaasatud 2 massiivsesse programmi. Üks on 30 ülikooliga, kaasa arvatud Cambridge ja Yale ülikool, kus me siis oleme nii-öelda advisory board'is ja vaatame siis selliseid metaanalüüse. Ja me võime täna ikkagi öelda seda, et meil tuleb tagurpidi käik anda.
igal juhul tuleb anda tagurpidi käik. Ja kui keegi usub, et seda enam ei ole võimalik mitte kuidagi pidurdada, siis 100-aastase ajalooga Waldorf koolid on väga ilmekas näide, et on küll. Sest Waldorf koolides reeglina kuni 8. klassini on siis, no ütleme, et 7.–8. seal võetakse nagu ekraanid, arvutid kasutusele, aga sinnamaani toimub ikkagi see kontakti loomine päris maailmaga. Enne lugemisharjumuse kujunemist ekraaniharjumuse tekitamine on täiesti selgelt probleemne. Kuidas seda Waldorf koolides on suudetud siiamaani üle maailma siis hoida, põhimõte on see, et klassis ei kasutata, kodus on kokkulepped, kodude vahel on kokkulepped, et kui lapsed liiguvad ühest kodust teise, siis telekat ees ei istuta, kõik nutiseadmeid ei kasutata, need on reeglid, need on kokkulepped. Ja nendega ei ole probleemi. Sest probleemid tekivad siis, kui laps läheb kuskile väljapoole seda ringi ja talle seal teised ütlevad, et näed, mul on siukene, sul pole midagi, et sa pole keegi. Aga selle jaoks on vaja lapsi ette valmistada ja selle jaoks on nagu siukene aus suhe, mis aitab ja siin eelnevalt siis välja toodu ikkagi lapsevanemad ise. Et kui sa istu ise seal ekraani taga ja sul on aega temaga suhelda, ta istub ka suhteliselt vähe ikkagi seal ja ta läheb sinna kindlate asjade pärast ja ta omandab oskused, mida ta õpetab sulle ka. Jah, täpselt, ta õpetab meile neid oskusi, mida me ju küsime tihti laste käest, et kuule, kuidas seda siin arvutus tehakse, kuidas see käib. Me panemegi ta sellesse positsiooni, kus ta peabki rohkem teadma, eks ole. Aga nüüd, kui täna ikkagi see, eks ju, et kui täna me oleme olukorras, kus me oleme, siis siit minu nõuanne ongi, et ikkagi tehke see üks õhtu. Alustage sellest. Alustage päris suhtlemist uuesti otsast peale. Kuidas meil saalis Jaa? Tervist. Äkki sa lülitasid välja? Ei, need kohe lülitavad sisse. Nüüd see on. Nüüd on kuulda. Tere kõigile, olen Viljar. Korra on juba siit läbi käinud ka minu nimi. Tahaks ühte teemat tõmmata võib-olla natukene pikemaks või laiemaks või valguse kätte. On läbi jooksnud ka see, et me tuleme siis ajajärgus, kus meie vanemad ei saanud meiega toimetada selliselt, nagu me tahaksime. Ja korraks jooksis siit läbi väga hea näide ka Eskimo lume teemal ehk keel. Keel kui instrument, mis annab meile tegelikult maailma tunnetuse kätte. Ja kui vaadelda seda, et kas me saame siin midagi, praegust me ei saa nagu võib-olla midagi muud teha, kui vaadata sinna sisse ja see toob selle pilti laiemaks, aga et mina kui lapsevanem tunnen, et ma olen siis sisenemas sellisesse vanavanema rolli, loodetavasti varsti, et vanavanemana mina saan ju keeleinstrumenti kasutades tuua esile järjekordseid muutusi. Ehk see sama, mida me tunneme, et meiega ei ole suheldud või meil ei ole antud seda tuge, et kuidas me siis saame seda tuge ise pakkuda läbi keeleinstrumendi kasutuse. Sama, et keelt saab kasutada tunnetest rääkimiseks, keelt saab kasutada minu maailmapildi avardamiseks ja kitsendamiseks. Et mingid mõtted siin, kuidas seda keelt kasutada paremini, et anda seda maailmapilti terviklikumalt edasi. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Vastus nüüd lihtne ka ei saa olema. Mul on tegelikult nagu lihtsaid vastuseid ka. Üks lihtne vastus on see, et ikkagi sama õpetame lapsed lugema. Mul on lugemisharjumus, et see on väga-väga oluline koht, et enne kui tekib harjumus põidlaid liigutada ekraaniga, on tekkinud lugemisharjumus. Ma olen oma peres siis oma pojaga. Me oleme mingisugusel hetkel, kuna tema põida liigutamine läks sinna aega, kus minu teadlikkus ei olnud veel ligilähedanegi sellegi, mida ma täna tean. Siis ma võin täna nagu väga selgelt öelda, et tema ja tema õdede
vahe sõnakasutuses, kui me räägime, on nagu mäekõrgune, et lausete formeerimine, see mitu raamatut sa oled läbi lugenud tegelikult ja millise himuga sa loed, see kajastub sinu sõnavaras. Ja see keele valdamine, ma usun, et see oma tunnetest rääkimine eeldab keele valdamist ja keele valdamine, see eeldab seda, et sa oled varakult enda sees kogenud, rännanud. Ma olen teinud imelisi rännakuid alates 4. eluaastast, kui ma makaroni karbi pealt lugema õppisin. Ja need rännakud on viinud mind maailma igasse kanti, kosmosesse tasuta. See oli uskumatu ja ma tunnen, et minu tunderikkus on tulnud sealt kaudu. Ja see on praktiline nõuanne lihtsalt. Ja samas see on hästi lihtne ka. Lugemise harjumuse tekitamine lapsel on väga lihtne. Ma praegu ironiseerisin igaks juhuks. Aga see on ka natuke küsimus sellest, et mitu raamatut sul kodus on. Ja kas laps näeb sind lugemas või ei näe. Kui sa ise ei loe ja talle annad kohustuslikku kirjandust, siis tunnen sulle kaasa. See ei ole hea mõte. Kingime talle raamatu, milleks tal juba üks on. Liilen, mis sina arvad? Jäin ka mõtlema selle kõnelemise ja selle seose üle. Mind väga kõnetab minu enda mõte, et kui ma olen ärev, siis ma räägin väga kiiresti väga palju. See kuidagimoodi ei seosta ju raamatute lugemise mahuga. Ja jällegi tulen tagasi selle turvalisuse juurde, et kui selge ma ise oma sõnas olen, kui palju ma õpetan lastele oma mõtteselgust ja mitte ainult verbaalset suhtlemist, vaid ka kogu konkurentset käitumist ja suhtlemist. Et see, mida ma väljendan sõnas, on üks asi, see, mida ma väljendan oma kehas, on teine asi ja see, kas need on oma kooskõlas või mitte. Ja mulle tundub, et see on midagi, mida rohkem fookusesse tuua ja mida minu pojad on mulle kodus õpetanud. Ja näitena, et kui minu ärevus kasvab ja ma tahan hakata juba häält tõstma ja ma tegelikult enda ajus veel ei ole selles kohas, siis ma mäletan hästi, kuidas minu keskmine poeg ütleb, sa juba tõstad häält. Ja ma ütlen, oot, minu ajus veel, ma ei kuule veel seda, et ma tõstan häält. Tema, tuleme jälle selle sama valgusvarjul, tema näeb juba, et minu silmad lähevad mingil viisil, minu keha hoiak tuleb mingil viisil. See tähendab seda, et tema juba reageerib sellele. Ja see appi kutsumine, et me ei suhtle ainult verbaalselt, vaid me suhtleme kõigi oma meeltega. Ja võib-olla see on midagi, kui me räägime keeletarkusest, et me laiendame seda vaadet selle koha pealt, et me räägime ilma sõnadeta. Vaikimine on kõige võimsam, jõulisem sõnum, mida me teineteisele anname. Perekondades, kus vaikivad vanemad omavahel, rääkimata teineteise ka, sest tüli on majas, on kõige valjuhäälsem sõnum, mida antakse oma keskkonnas. Kui õpetaja tuleb klassi ja ütleb, selle poisiga või tüdrukuga ma ei räägi, sest ta ei ole ma ees vabandanud ja ignoreerib klassis seda last, see on kõige alandavam, valjuhäälsem sõnum, mida me anname. Ehk et ma laiendaks seda selles kontekstis palju suuremasse kohta, et me ei räägi ainult keelest, et me räägime kõigest sellest tajust, kõigest sellest kogemusest ja julgeda sellest rääkida. Ehk et tulen tagasi selle alguse juurde, et mina olen kogenud, et minu keha ja närvisüsteem töötab nii, et kui ma olen ärevaks, ma räägin palju. Teine inimene räägib ärevusega, räägib vähe või räägi üldse, ta ei saa üldse sõna suust. Ehk et kas ma kõigepealt saan aru, mis minuga toimub ja kuidas need sõnad mu suust välja jõuavad. Kas ma mõistan ka, mida ma ütlen. Ja seal tulebki see juba kõik see juurde, mida juba räägite enne. Aga see, et mida ma ise välja ütlen, kas ma kuulen, kas ma peegeldan tagasi, kas ma mõistan seda konteksti. Et aitäh, Viljar, et sa tõid selle nähtavale, sest mulle tundub, et see on väga lai teema. Ja siin me vajame teist inimest enda lappi. Aru saamaks, kuidas ma ise mõjun teise suhtes. Ma üksinda sellest ei saa jagu. Just. Väga hea täiendus sellele. Ja, et suhtlemise jaoks on vaja 2 inimest. Just. See võib-olla isegi selle seminari selline core value, mis me välja tõime. Väga hea. Kas saalis on veel küsimusi, mõtteid? Jaa. Kohe tuleb teie juurde mikrofon. Pean ütlema, et see saab olema meie viimane küsimus. Tere. Aitäh. Kõigepealt väga huvitav on olnud. Palju olen üles kirjutanud ja toetan väga seda mõtet, et sõnal ja toonil on ääretult suur jõud.
ja muinasjuttudel ja lugude rääkimisel ja nende ettekandmisel on lapse fantaasia sõnavara arengus ikka tohutu roll, et tegelen sellega ka ise oma elus, aga meil siin Kallina Brinnaga tekkis küsimus, ma küsin selle ära, sest tema on Maarjamaa hariduskolleegiumi esindaja ja mina olen sotsiaalpedagoog koolis. Siis kui me räägime kooli kontekstist lähtuvalt, siis raskete peredeni jõudmine on selline ülesanne, mida mõnikord ei lahendagi ära. Ja kui ma kuulasin Aivarit, siis sina oled 20 aastat ja pluss käinud koolides, kuulutanud, levitanud sõna, heas mõttes kuulutanud, eks ole, õigeid mõtteid ja ideid, kuidas haridussüsteemi peaks muutma või mida seal peaks muutma. Kas te olete, ütleme siis, klapptiimina, terviseks, klapptiimina meeskonnana mõelnud ka seda, et kas see laieneb ka kuidagi sotsiaalvaldkondadesse, kas kuidagi laiemalt peaks haarama seda pinda ka äkki sotsiaalvaldkonna, mitte ainult hariduse, või tõhustada survet ja minna edasi niimoodi, et meie haridussüsteem ja muudame selle ära, las kõik muu siis tuleb järgi või tuleb äkki siis järgi. Selline mõttekäik. Ma ei tea, kas see on küsimus, aga see on üks teema, mis meie peas kõksub. Küsimuse eest. Mina võin esimesena vastata. Ma saan aru, et küsimus oli kõigile meile kolmele, et meie just praegu tegelemegi selle sotsiaalsuse parandamisega ja meil on kutsutud siia, nagu öeldud, kõikide lapsevanemate isa, kes võib neile öelda, mida nad tegema peavad, et tulla kooliga kontaktile. Või kuidas? Ja mulle tundub, et me oleme kolleegidega avastanud, kuidas jõuda nende tegelike abivajajateni. Ja jälle väga huvitav, eks, et see tuleb lapsepõlvest. Mu vanaisa rääkis, kuidas siis, mina olen ühte sellist meest näinud ka, oli põhimõte, et iga vald hoiab oma sandid. Ja see tähendab seda, et sul on ühel nädalal, ühel õhtul, ühel päeval on sinu juures sinu majas üks mees, kes nagu ei kuulu sinna, aga tegelikult kuulub sinna. Miks ma seda räägin, on see, et ei ole olemas ühtegi teist lahendust, kuidas jõuda nende peredeni kui läbi kogukonna. Ma julgen öelda, mitte ühtegi teist lahendust ei ole. Ma olen 20 aastat käinud ja otsinud ja ma olen näinud seda, kuidas tulevad kohale, eks ju, õhtul. Enamasti see olukord on niimoodi, et kui ma kooli lähen, siis kell 12 on päeval lõpuklassidega 1,5 tundi arutelu tulevikust, eesmärkidest, suhetest. Kell 3 on õpetajate täiendkoolitus 1,5 tundi ja õhtul kell 6 tulevad lapsevanemad. Ja siis on need lõpuklasside noored on läinud koju ja öelnud oma vanematele, sa pead minema sinna. Ja me teinekord paneme keskööni välja, arutame seal asju. Ja siis me jõuamegi sinnamaani, kus ühel hetkel öeldakse, et oi kui tore, täna on tulnud siia palju rohkem kui tavaliselt. Ja see tähendab, et nad tulid oma laste innustusel ja julgustusel, tulid need inimesed sinna kokku, need lapsevanemad, ja tulid kuulama ja arutlema. Ja see on minu jaoks nüüd, me oleme seda korduvalt ka rääkinud Sotsiaalministeeriumis ja Haridusministeeriumis, et tegelikult see pääsetee on olemas. Me teame, kuidas jõuda sinna. Me oleme teinud Tallinnas ühe sellise lasteaedadele enesekehtestamise koolituse. Teate, 5 koolitust saime ära teha ja 6. koolitusel enam need hoolekogu, lasteaia hoolekogu enam ei mahtunud saali, sellepärast et tulid lapsevanemad, ütlesid, et me peame seda saama. Ja tulid oma siis emad ja isad koos ja lõppes see asi, käiski lõpuks niimoodi, et 20 viimast koolitust oli niimoodi, et saal oli rahvast täis ja me teame seda, et lasteaias lapsevanemad veel tahavad oma lastega väga selgelt nende tuleviku nimel pingutada ja kui nad jõuavad kooli, siis nad lihtsalt hakkavad seda last üle ukse andma ära. Ja meil on täna vaja tegelikult jõuda sinnamaani, et me nende lastevanematega saaksime selle aktiivse suhte loodud siis ja aidatud neid nende suhete probleemides siis, kui nad oma lapsega on kooli minemas.
see on jälle, ma tuletan meelde, see on see 7 aasta tsükkel, eks ju, et see laps on saanud 7, nad on jõudnud sinna kriisi, nad näevad seda kõike ja nad tunnevad omavahel, et nad ei suuda omavahel enam rääkida, on see vaikiv ajastu, eks ju, tekkimas. Ja nüüd nad vajavad abi, nad vajavad päriselt abi, nad on valmis veel vastu võtma selle abi ja vot see on see koht, kuhu me tegelikult võiksime nüüd ühiselt, eks ju, suunata oma fookuse ja ma olen väga kindel, et ainult läbi kogukondade me jõuame nende tegelikult abi vajavate lapsevanemateni ja ka lasteni. Et õpetame kogukondi ise hakkama saama, ärme viime neile kala, viime neile õnged ja õpetame neid kasutama. Täiesti nõus, kas Lilian soovib lisada? Võib-olla mõtestan, mul ei ole ühtegi head lahendust siia, aga ma võib-olla laiendan seda mõtet, et kui me räägime nagu hädas lastest ja peredest, siis minu kogemus on ja palju seda toetatakse ja olen seda kuulnud ise läbi teiste terapeutide, et kuidas pered jõuavad terapeutide juurde. On laps, toob pere abivaja juurde, mis tähendab seda, et need lapsed, kes on sattunud olukordadesse, käivad kui suure plakatiga ringi, appi, meil on häda majas, tulge appi, kas keegi näeb. Ja mida valjuhäälsemalt ta karjub, seda suurem häda neil on. Ehk et kui me hakkame raamistama ringi, et need lapsed on nii julged, et nad võtavad enda peale abi kutsumise. Et me ei vaata neid enam kui hädas, kui probleemi tekitajad, vaid need, kes tegelikult on need julged, kes kutsuvad oma perele appi. Kedagi, kes märkaks, et midagi on vaja muuta. Ja see teine koht, et kui pere kogeb ka seda suhtumist neisse, et nad ei ole mitte süüdi selles, et nendega nii on olnud, vaid et me hakkame vaatama seda konteksti ja meil endal on suutlikkus vaadata seda konteksti. Et siis me õpime abi pakkuma parimal moel. Ma toon ühe näite ühest konverentsis, kus ma ise Rootsis käisin nüüd selle aasta juunis. Tšiili professor, nad on uurinud seksuaalset ahistamist või seksuaalset kuritarvitamist teismelistel omavahel. Ja ta näitas genogrammina ühte näidet, kus ma võin eksida vanustest, üks 16-aastane poiss on seksuaalselt kuritarvitanud 9 või 11-aastast poissi. Ja ta tõi siin ainult ühe diaadi, et siukse kahe näite, üks 16-aastane on kuritarvitanud 11-aastast poissi. Ja kui te mõtlete nüüd selle peale, siis me kõik ütleme, mis on, kus sai juhtuda, kus said vanemad, kes nägi, kes ei näinud ja me näeme seda 16-aastast kui süüdi olevat noort, on nii. Ja ta ütles, et aga hoiame seda avatud meelt ja hakkame vaatama, kust tuleb see 16-aastane ja mis see tema lugu on. Ja siis vaatame, kus see 9-aastase poisi lugu on. Ja mis selgub, see on ühest samast suguvõsast, erinevad harud, kus nad sätivad ja kui me hakkame seda genogrammi, genogramm on see joonis, mida me perekondadega tohta teeme, me saame aru, et on pärit sellest samast sugupuust. Selle 16-aastase lapse isa on olnud kuritarvitatud, abi pole tulnud, see on võimu küsimus, kuidas tema kannab edasi. See 9-aastase lapse perekonnas pole olnud tugisüsteemi, kuidas tema satub selleks kuritarvitatavaks. Ja ta ütles, et see on hästi oluline, et me julgeksime jätta avatud meelt kogu selle protsessi kontekstis. Aga kui me näeme väga väikest fraktsiooni sealt, siis me läheme tagasi selle, kes on süüdi ja kes korraldab asju. Aga et see suutlikkus säilitada avatust, toetust, sellist mõistmist on see, mis võimaldab minu meelest nende peredeni jõuda. Et mind hästi kõnetas see, et just meil ka see enda mõtte muutus, kui näha ainult ühte seda diaadi ja kuidas see pilt hakkab laienema ja kuidas säilitada seda neutraalsust ja abi pakkumise kohta. Et ma ei tea, kas Iirise vastas su küsimusele, aga mina vaataks seda niimoodi, et tegelikult on võib-olla siis veel mõte, et nende laste kontekst ja nendest peredest reeglina ei ole räägitud midagi positiivset. Need on need pered. Ja kui küsida nende perede kohta, et mis on teie pere tugevus, mida te hindate, mida te koos teete, oskate, siis on väga sageli ka spetsialistide ümarlaudadel olevad spetsialistid jäävad vait, sest nad ei tea seda. Sest me teame ainult probleeme, me teame ainult nende hädas olemist. Me ei näe seda üldse seda ressursi poole, seda toimetulemist, seda ellujäämist, seda me ei näe, me ei oska seda kõnetada ega ka seda välja tuua. Et võib-olla see aitab laiendada seda vaadet. Ma ei tea, kas on abiks või mitte, aga mulle tundub, et on oluline vaade siia juurde tuua. No ehk et siis neutraalne lähenemine ja pildi avardamine, eks ole, on vist see. Mitte sildistada. Kui tohib, et ma nüüd toon võib-olla väga radikaalse näite, aga
mul on olnud võimalus intervjueerida enam kui tosinat mõrtsukat inimest, kes siis on tapnud rohkem kui ühe inimese oma elus. Ja mul ei ole mitte ühtegi alust kahelda, et need olid väga siirad ja ausad jutuajamised. Mina andsin endast kõik ja see, mis sealt välja tuli, ma julgen öelda, et siin ruumis tõenäoliselt keegi ei taha teada nende inimeste, kes siis on jõudnud selliste mitmekordsete tapmisteni nende lapsepõlvest. Need on nii õudsad lood, et mul läks nagu 7-8 aastat, et sealt seest ise välja tulla. Et see, mida me tegelikult, kui me nüüd võtame veel ja paneme siis nagu kestvalt edasi, nagu ketrame seda sama, siis me lihtsalt eskaleerime seda konflikti veel jõulisemalt. Et meil on vaja suurt südant ja mõistmist. Et tegelikult vaadata nendele lastele otsa ja saada aru, et kust nad tulevad ja kuhu nad on teel ja et nad vajavad meie abi. Nad vajavad meie mõistmist. Aitäh nende vastuste eest, aitäh saalile. Me peame hakkama lõpetama, aga me ei saa lõpetada selliste näidetega, nagu just kõlasid parasjagu. Mida meie metsaisadena peaksime silmas pidama, kui me kohtume taas kord 11, 14, 15 aastastega ja oleme oma grupiga matkal ja naudime seda kõike, mis seal toimub? Mis teie arvates on põhiasi, mida me peame hoidma fookuses iseenda ilmselgelt? Mul täna hommikul mul jäi silma üks lause, ma vaatasin ka enda märkmeid üle, mida mõtlesin, et on oluline esile tuua, siis märkisin just lauset, et mängu vastand ei ole töö, vaid mängu vastand on depressioon. Et võib-olla see on midagi, mis mõttelaadina, et ma arvan, et need lapsed oma lapselikkuse ja eheduse juures, et aidata neile aru saada, et mäng on miskit, lapselikkus, ehedus on miskit, mis on tohutu väärtus. Ja me täiskasvanutena oleme selle kontakti kaotanud ja julgustan neid hoida seda. Ehk et me muidu arvame, et me justkui saame suureks ja meil hakkab olema töö ja me teeme tööd. Ja tegelikult on midagi muud seal. Et see ehedus, siirus, midagi, mida nad õpivad, nemad saavad meid õpetada, hoida mängu fookuses ja sealt tuleb loovus ja julgus ja kõik muu. See on nii huvitav, et nii kui sa selle ära mainisid, ma saingi aru, et mina tahtsin ka öelda seda, et me ei lakka mängimast mitte sellepärast, et me jääme vanaks või saame vanaks, vaid me jääme vanaks sellepärast, et me lakkame mängimast. Ja see, mida me saame noortele näidata, on see, et me oleme mängulised. Meie oleme mängulised, me oskame mängida ja me soovime mängida ja me oleme valmis mängima. Sest see mäng on selles mõttes ikkagi väga neutraalne, kus me võime jõuda välja väga tõsiste teemadeni läbi mängu. Absoluutselt, maailma avastamine läbi mängu ehk käibki. Täpselt, ja võt see on nagu, ja nüüd veel üks asi, mida ma soovitaksin juurde, on see, et metsaisana ilmselgelt nagu loodusest teate rohkem kui selline tavaline paps. Et neid ikkagi kõiki neid looduse seoseid, seda sümbioosi ja asju kõiki nagu rakendada ja õpetada nendele lastele neid märkama looduses neid asju, mis näitavad, kui geniaalne oma suhetes on loodus. Et see on ju see põhjus, miks te sinna metsa, sellesse keskkonda lähete. Ja see keskkond ise rahustab, aga meie kõige parem suhe loodusega on kanaämber. See on ämber, kuhu käivad toidujäägid, et kui ma ei jõua ära süüa, mis ma teen sellega, see käib kanaämbrisse. Ja siis mina olen näinud last, kes on vaadanud seda kanaämbrit, kas kana on seal sees? Ei, et see läheb veel kanadele. No väga hea, suur aitäh teile. Meie muidugi matkajatena tahame teile üle anda kingitusi. Selliseid, mis teid... Läheb matkaks. Absoluutselt, mis teid õhutaksid matkama. Ja... siin te peate valima, kumb on naiselikum värv. Ma saan, publikum valib, mis on naiselikum värv. Kes arvavad, et naiselik värv on see, tõstavad üles, ma just tahtsingi öelda käed, ja kes arvavad, et naiselikum on see?
selge. no nii, stiili see on küsimus tehtud, mulle tundub, et on väga hästi tehtud. Seksistlikkus poolest me teeme niimoodi, lähtumata. et surume kätt ja siis te saate võtta siit Aitäh. endale sobiva värvi seljaga. Mulle tundub, et mina usaldan publiku arvamust ja see sobib suurepäraselt, väga kaunis, aitäh. Aitäh sulle. Ja Suur tänu. Aitäh teile. No aitäh nii. teile. Ja ma saan võib-olla nii palju ütlen, et ma tulin ühe pakikesega, mida ma tagasi ei tahaks viia, et mul on niisugune 10 raamatut, mis kannab pealkirja Üks kõiksus ja kui kellelgi on huvi, siis lõunapausi ajaks ma annan näppu, jagan need, lugege, vaadake ja kui tunnete, et midagi kõnetab, siis võib pärast osta ka. Aitäh. Aitäh teile ja seda raamatut soovitan mina muidugi andunud Aivari fännina lugeda ja ta on erinevalt Ülo Vooglaiust kirjutatud selliselt, et ei pea olema just tingimata sotsiaalteaduste magister.